spordiuudised. Raadio 2 spordiuudistega eetris Vambola Rehv ja Igor Tarassiuk Formula 1-st. Vigastasin teist inimest täiesti tahtmatult. Ma kahetsen juhtunut ja palun vabandust, kuid see on isiklik asi ja seega ei soovi teemat rohkem kommenteerida. Nii ütles Shanghai Formula 1 etapi järelpeol Lootuse tiimi bossi Erik Luksi klaasiga kaela löönud Adrian Sutil. Ais Purri lõigati pime soolt laupäeva õhtul tavalisel moel magama läinud jalgpalli Ais Purri avastas 12 tundi hiljem operatsiooni laualt. Arstid lõikasid ära ülatikulise pime soole. Praegu juba kõnni vaikselt, aga trenni osas ei tohi 2 nädalat midagi teha. Lausus Purri ootamatu puhkus tähendab, et Purje jääb eemale koduklubi Pafose viimasest mängust Küprose meistrivõistlustel, mis on kõrgligasse püsimajamiseks vaja tingimata võita. Tõsi, Purje saatust kohtumine ei mõjuta, sest lepingu lõppemise tõttu kavatseb ta Pafosest lahkuda. Tennisest ka. Mullu oma karjääri parima hooaja teinud Eesti esirekitil Kaia Kanepil pole tänavune aasta sama edukalt kulgenud. Kui jätta kõrvale föderatsiooni karikasarja mängud on maailma edetabelis 18. punkt kohal paiknev eestlane sellel aastal võitnud 7 ja kaotanud 8 kohtumist. Kaunase Žalgirise omanik ülendas mängijad. Kaunase Žalgirise korvpalliklubi skandaalse omaniku Vladimir Romanovi käitumine on taas andnud kõneainet, kui mees oleks peaaegu käsitsi kallale läinud Žalgirise tagamehele Marcus Brownile. Innet intsident leidis aset Vilniuses pärast Leedu korvpalliliiga teist finaalmängu Žalgirise ja Lietuvos Riitase vahel, kui meeskonna riietusruumi tulnud Romanov sõimas läbi Browni, süüdistades teda hoolimatus mängus ja lubades mehe palka mitte välja maksta. Sumamaadlusest ka. Eesti sumamaadleja Kaido Hövelson alias Barto teenis Tokyos toimuval suma suurturnil Natsu Basho 1 kaotuse kõrval 4. võidu. Barto alistas 5. võistluspäeval Laane Megashira teise mehe Tokyo Shani. Pahaveli kimmustab vigastus äsja Hispaaniast Tenerifelt treeninglaagrist saabunud Euroopa sisemeister Mikk Pahapill hindas ettevalmistuse korda läinuks. Paraku kiibutab teda väike jalavigastus, kõik vajalik on tehtud ja vorm on hea, rääkis Pahapill. Kahjuks väänasin laagris kergelt parema jala hüppeliigest. Trauma ei ole küll väga tõsine, aga väikesed korrektuure plaanis tuli teha ja jalg paraneb hästi. Loodan, et Götsise võistluseks on kõik korras. 28. ja 29. mail teeb Götsise 10 võistluse hooaja avastardiga Andres Raja. Jäähokist ka lõpetuseks. Soome ei lasknud Norrale enda üllatada. Soome jäähokikoondis jäi küll jäähoki maailmameistrivõistluste veerandfinaalis Norra vastu 0 jagatud 1 kaotusseisu, kuid viigistas kiiresti ja võitis 4 jagatud 1 võidu. Nii palju täna spordist. Ilusat päeva teile!